Tervist kõigile, te vaatate mõtlemaatikat. Täna kavatseme lahendada läbi 2015. aasta kitsa matemaatika riigieksami teise osa täismahus. Hoidke silmas, et minu lahenduskäigud võivad erineda sellest, mida on teile õpetatud, kuid vastused peaksid meid samad tulema, sest need on kontrollitud Harno materjalide lehelt. Sellega soovin teile ilusat vaatamist ja lahendamist. Ülesanne 1. Punkt 1. Arvutage funktsiooni fx võrdub x ruudus miinus 2x miinus 3 nullkohad ja graafiku haripunkti koordinaadid ning konstrueerige funktsiooni graafik. Paneme algselt funktsiooni võrduma nulliga. Nüüdseks on meile tekkinud ruutvõrrand ning see tuleb ära lahendada selle lahendi valemiga. Ruutjuure alt saame välja 4. Saame, et x1 on 4 ning x2 on miinus 3. Me teame 0 kohtasi, aga veel on vaja leida haripunkt. Selle jaoks kasutame haripunkti leidmise valemit. Algselt leiame x-i, vastuseks saame 1. Paneme 1 nüüd algvõrrandisse ning saame vastuseks miinus 4. Seega haripunkt asub 1 ja miinus 4. Lisades graafikule arve juurde on meil kergem näha, kuhu punktid tulevad. Tegemist on parabooliga. Punkt 2. On antud funktsiooni gx võrdub 1,5 x ruudus miinus 0,5 x kuubis. Arvutage selle funktsiooni ekstreemumkohad ja leidke kasvamisvahemik. Et leida ekstreemumkohti, peame võtma funktsioonist tuletise. Paneme selle võrduma nulliga. Sulu ette saame võtta 3x. Saame esimeseks x 0 ning teiseks x 2. Pannes x sirgel 2x väärtust, alustame seekord joone tõmbamist altpoolt, sest suurim aastendaga x on meil negatiivne. Seega x-min on meil 0, sest sealt läheb negatiivses piirkond positiivseks üle ning x-max on 2, sest positiivses piirkond läheb negatiivseks. Kasvamispiirkond on meil x-teljest üleval pool, seega 0-st 2-ni. Lõppvastus on, et funktsiooni nullkohad on miinus 1 ja 3 ning graafiku haripunkti koordinaadid on 1 ja miinus 4. Selle funktsiooni ekstreemumkohad on 0 ja 2 ning kasvamisvahemik on 0-st 2-ni. Ülesanne 2. Kolmnurga ABC tippude koordinaadid on A, miinus 4 ja 2, B, 2 ja miinus 4 ja C, 8 ja 4. Punkt 1. Joonestage kolmnurk ABC koordinaattasandile. Lisame algselt väärtusi juurde joonisele, et oleks kergem teha seda. Punktid tulevad sinna ning ühendame ka kõik ära. Punkt 2. Koostage sirge AB võrrand. Sirge võrrand on kujul y võrdub k korda x pluss b, kus k on tõus. Leiame tõusu kasutades a ja b koordinaate. Lisades arvud valemisse saame vastuseks miinus 1. Kuna me teame nii y-it kui x-i, tuleb leida vaba liige b. Pannes arvud valemisse, eraldame siit b ning saame vastuseks miinus 2. Seega sirge võrrand on miinus x miinus 2. Punkt 3. Koostage sirge võrrand, kui sirge läbib kolmnurga külje AC keskpunkti M ning on paralleelne kolmnurga küljega AB. Joonestage see sirge. Külje AC keskpunkti M leiame nii, kui arvutame x ja y koordinaatide keskmise sellise valemiga. X-iks saame me 2 ning y väärtuseks saame 3. Seega punkt M asub 2 ja 3. Me ka teame seda, et paralleelsete sirgete tõus on sama, seega uue sirge tõus peab olema miinus 1. Hoidke meeles, et sirge võrrandi kuju oli y võrdub k korda x pluss b. Leiame uuesti vaba liikme b, asendades punkti M sirge võrrandisse. Eraldades b saame vastuseks 5. Seega sirge võrrand on y võrdub miinus x pluss 5. Joonestame sellega sirgele. Seega lõppvastus on, et sirge AB võrrand on y võrdub miinus x miinus 2 ning teise sirge võrrand on y võrdub miinus x pluss 5. Ülesanne 3. Perekond Kuusk jälgis 2013. aasta 1. jaanuarist 2014. aasta 31. detsembrini, kui palju kulus neil raha toidukaupade ostmiseks. Selgus, et vaadeldud perioodil kulus perel igas kuus ühe ja sama summa võrra rohkem raha kui eelmises kuus. Punkt 1. 2013. aasta esimesel 2 kuul kulus perel toidukaupade ostmiseks kokku 672,5 eurot.
ja 2014. aasta märtsis 370 eurot. Kui palju raha kulus perel toidukaupade ostmiseks 2014. aasta detsembris? Me teame, et esimese 2 kuu 2013. aastal kulu on kokku 672,5 eurot ehk A1 pluss A2. Samuti on märtsis 2014. aastal kulu kokku 370 eurot ehk see oleks 15. kuu ehk A15. Kasutades aritmeetilise jada valemit saame A15 kirjutada välja kui A1 pluss 14D. Kirjutame ka A2 teises tehtes välja kui A1 pluss D ning saame, et 2A1 pluss D võrdub 672,5-ga. Meil on tekkinud kahe tundmatuga võrrandisüsteem. Eraldame esimesest võrrandist D ning paneme selle alumisse võrrandisse. Korrutades sulud lahti, saame vasakule poole miinus 27A1 ning paremale poole miinus 9045. Jagame terve rea miinus 27-ga ning saame, et A1 on 335. Kuna teame A1 nüüd, saame leida ka D. Väärtuseks saame 2,5. Meid küsiti, kui palju kulus detsembris, seega A24. Pannes arvud valemisse, saame vastuseks 392,5. Teine küsimus. Mitu eurot kulus perel vaadeldud perioodil toidukaupade ostmiseks keskmiselt ühes kuus? Et leida keskmise, peame leidma algselt summa kokku ehk kasutama SN valemit. Pannes arvud valemisse, saame vastuseks 8730. Kokku oli kuid 24, seega jagame sellega summa läbi ning saame vastuseks 363,75. Kolmas küsimus. Mitme protsendi võrra oli 2014. aasta detsembrikuu kulu suurem 2013. aasta jaanuarikuu kulust? Me teame, et jaanuari ehk A1 oli 335 eurot ning detsembri A24 oli 392,5 eurot. Et leida protsendi vahe, peame kasutama sellist valemit. Vastuseks saame 17,2%. Seega, lõppvastus on, et 392,5 eurot kulus perel toidukaupadeks ning 363,75 eurot kulus perel toidukaupade ostmiseks keskmiselt ühes kuus ja 17,2% võrra oli 2014. aasta detsembrikuu kulu suurem. Ülesanne 4. Esimene küsimus. Kui suure rasvasisaldusega koor saadi, kui segati 200 milliliitrit 10% rasvasisaldusega koort ja 300 milliliitrit 35% rasvasisaldusega koort? Me teame, et meil on 200 milli ja 300 milli ning protsendid on 10 ja 35. Leiame algselt koguse koorele, vastuseks saame 500 milli. Järgmisena leiame rasvade koguhulga. Pannes arvud valemisse, saame vastuseks 125 milliliitrit. Segatud koore ja rasvasisalduse peame jagama need omavahel ning saame vastuseks 25%. Teine küsimus. Kui palju tuleb võtta 10% rasvasisaldusega koort ja kui palju 35% rasvasisaldusega koort, et nende segamise tulemusena saada 1000 milliliitrit 20% rasvasisaldusega koort? Me peame koore koguseid korrutama algselt nende protsentidega ning saame sellise võrrandi. Samuti teame, et mõlemad koored peavad võrduma 1000 milliga ning eraldame sealt näiteks teise koore. Paneme seal algvõrrandisse ning korrutame sulud lahti. Vasakule poole saame miinus 0,25 V1 ning paremale poole miinus 150. Jagades terve rea miinus 0,25-ga saame V1 vastuseks 600. Leiame ka V2 ning saame 400. Seega lõppvastus on, et rasvasisalduseks saadi 25% ning lisada tuleks 600 milliliitrit 10% koort ja 400 milliliitrit 35% koort. Ülesanne 5. Korrapärase nelinurkse püramiidi kõrgus on 10 cm ja põhitahu diagonaal on 12 cm. Punkt 1. Tehke ülesande tekstiga sobiv joonis. Joonis peaks tulema välja midagi sellist. Punkt 2. Arvutage püramiidi ruumala ning nurk külgtahu ja põhitahu vahel. Kuna põhjaks on meil ruut, saame diagonaaliga leida ühe külje pikkuse. Selle jaoks kasutame valemit A korda ruutjuur 2.
Eraldame siit külje A ning paneme arvud valemisse. Vastuseks saame 6 ruutjuur 2 sentimeetrit. Ruudu pindala on arvutus. Pannes arvud valemisse, saame vastuseks 72 ruutsentimeetrit. Olles leidnud pindala, saame leida ruumala ning vastuseks saame 240 kuupsentimeetrit. Viimaseks asjaks tuleb leida see nurk alfa, mis on joonisel märgitud. Kasutame selleks tangentsit ning pannes arvud valemisse, saame vastuseks 10 jagatud 3 ruutjuur 2 ehk ligikaudu 2,36. Võttes arkus tangentsi, saame vastuseks 67 kraadi. Seega lõppvastus on, et püramiidi ruumala on 240 kuupsentimeetrit ning nurk külgtahu ja põhjatahu vahel on ligikaudu 67 kraadi. Sellega saime eksami täies mahus lahendatud. Ma loodan, et kõik oli arusaadav, kuid kui midagi ikka veel kribeldama jäi, saad alati jätta kommentaariumisse oma küsimused ning proovin vastata sellele lähimal võimalusel. Kindlasti likeige seda videot, kui oli sellest abi ning video descriptionis leiate ka playlisti, kus on kõigi aastate lahendusvideod olemas, nii kitsa kui ka laiemad. Aitäh, et vaatasite seda videot ning edu lähenevatel eksamitel!